kõigepealt uskumatu, et Haanjas on lumi. Täna on naljapäev, täna on suur neljapäev ja täna on karjalaskepäev ka veel. Aga Haanjas on alati imeline talv ja kestab kaua, aga ja ilmselt, et suurte pühade ajal tuleb siia hulka rahvast veel suusatama, sest kevadine suusatamine päikse käes on ju kõige mõnusam. Aga miks me siis täna siin oleme, et minu kõrval on siin kaks tublit inimest, kes Võrumaa sporti edasi veavad. Mati on teda väga pikalt vedanud ja Anti tuli ka ikka Võru kanti tagasi ja et Anti sihtasutusest Haanjamaa sport juhatuse liige ja Võru orienteerusklubi Mati Ojandu. Pensionär, no ükskõik, ma olen ka pensionär. Ja täna me muidugi oleme siin suuskadel ja üritame siin väikse metsaringi teha, aga eesmärk on ikkagi metsa vaadata, et milline see mets siin on. Ja see eesmärk on tegelikult seotud ühe plaaniga, RMK plaaniga, et RMK on juba ammu määranud selle Haanja suusaradade ümbruse metsa kõrgendatud avaliku huviga metsaks. Ja siin on ka üks väike pilt sellest, seda on kuskil 80 hektarit ja siin on siis need punased alad on täna juba kõik kaitsealused, välja arvatud siin alumine osa, kus on veel küsimärk, et see on see värske informatsioon, et võivad minna kaitse alla. Kui me nädal aega tagasi siin käisime, siis see osa veel punane ei olnud, aga nädalaga on jõudnud juba punaseks minna. Kuna metsakasvatuse protsess on nii pikk, siis metsa puhul tuleb alati ka nagu ajalugu vaadata, et mis siin on olnud 100 aastat tagasi või isegi kaugematel aegadel. Ja mul on siin ka välja trükitud paar kaarti. Üks on siis 1894. aastast. Siin oli Haanja mõis. Haanja mõis oli riigimõis ja riigimõisad olid tegelikult jube vaesed mõisad. Ütleme need, mis olid baltisakslaste käes olevad mõisad, nagu Uue-Saaluse mõis Maidelite käes, ja need olid ikka rikkad mõisad, aga nagu kroonu värk ikka, et saar oli kaugel ja mõis oli viletsas seisus. Ja siin on siis ka näha, et sel ajal on siin tehtud hulgaliselt lageraied. Need L-tähed tähendavad, et see mets on tegelikult suures osas kõik tookord maha raiutud olnud. Ja kui vaadata nüüd selle metsa vanust, siis lähebki kokku. See ei tähenda, et see raie tehti siin 1894, see on ilmselt natuke varem tehtud, aga täiesti klapib selle metsa vanus sellega, et siin on sellel ajal suured raied tehtud. Nii, aga kindlasti pandi uued metsad ikka kasvama ja Eesti Vabariigi algusaja kaart on selline. Siin nüüd võib vaadata, et tegelikult metsasid on väga vähe. Kõik need külade ümbrused, Lutika, Kahruküla, ütleme Papisöödu, need olid kõik ilma metsata, need olid talumaad ja metsa oli ainult see riigimetsa massiiv, kutsuti liinametsaks, siit edasi ka veel ja Vällämägi siin otsaga paistab ja muidugi Suur Munamägi. Need rohkem riigimetsasid tegelikult siin ei olnud ja erametsa oli kaduv väike osa, kokku oli metsasus Eesti Vabariigi algusaegadel siin 19% ja täna on Haanja looduspargis peaks olema üle 70% metsasus. Nii et vaat kuhu me oleme jõudnud. Aga nüüd üks koht, mis mulle on isiklikult väga hingelähedane, et 80. aastal, kui ma siia metskonda tööle tulin, noore abimetsaülem, paari aasta pärast tuli juba metsaülem ja amet üle võtta, oli hästi lumerohke talv. Võib-olla isegi lumerohkem kui see talv oli. Ja utsuulid olid siis siin maha lõiganud. Ajalugu kordub, eks täna on meil Ukrainast tulevad maasikakorjad, tookord olid metsalõikajad, kõik utsuulid. Metsakombinaatides ja metsamajandites ka. Tööjõudu meil omal ei jätkunud. Ja olid maha lõiganud siin selle ühe 4,6 hektarise langi ja seal tagapool veel ühe 2,5 hektarise langi. Need üle 7 hektari lageraiet oli tehtud siin.
ja kevadel tuli siis muidugi see ära istutada, aga noh, see lõikus toimus lume pealt ja truspasaagidega ja kännud olid sõna otseses mõttes põlvekõrgused. Ja noh, see istutamine selle masinaga, see masin oli siis erinev masin muidugi. Ma kutsusin teda ikkagi Nõukogude tangiks ja ta tegelikult oligi tanki baasil ehitatud. TTT 55 oli lindtraktor, kaalus 12 tonni ja sinna läks taha siis istutusmasin, mis kaalus samamoodi kuskil 1,5 tonni. Need hirmus rauamürakas ja mina olin siis see mees, kes seal masina peal üksi istus. Tegelikult oli seal 2 kohta, aga mul oli see töö juba selgeks saanud ja siis kõik need taimed oma käpa vahelt läbi lasi ja pani sinna, seal oli siukest sulgusid, siukest käpad ja siuke ketas oli ja siis istutusmasin lõikas siukese kiilu, ees oli kiil ja taga oli siuke kiil ja sinna pessa siis istutas selle taime. Noh, taga olid muidugi veel istutusvigade parandajad, metsapahid tookord, kes siis vaatasid, et kõik taime juured ikka korralikult maa sisse oleks saanud ja täna on siis selline mets siin. Nii et kui võtta nüüd et metsamehed armastavad ikka metsa puhul rääkida nagu metsa hektari tagavarast. Kui sa oled metsa kasvatada, siis eesmärk ongi ju ikkagi väga head metsa kasvatada ja ikkagi hektari kohta võimalikult palju ja siin on selle metsa tagavara täna 300 tihumeetrit. Siin tehti ka 4 aastat tagasi ära harvendusraie ja seal teise tüki peal ka ja see mets on igati korralik mets, ei ole siin eriti haigusi sees, muidugi tõsi, lumerikaste talvedega juhtub nii, et vahel murduvad need kuuseladvad. See on Haanjamaal igal pool, kui te lähete Munamäe torni ja vaatate neid kuuski, siis seal pole ühtegi ühe ladvaga kuuska. Ja see on tingitud sellest, et kui siuke nullilähedane ilm on ja võradesse on see lumi kinni jäänud, siis lihtsalt kui ilm nüüd muutub äkki ja siis kogu see raskus, niiskus, õhuniiskus korjub sinna lume sisse ja siis hakkavad oksad ja ladvad murduma. Nii et seda on siin juhtunud. Muidugi isiklikult ütlen, et siin oleks võinud olla rohkem lehtpuud, sest Nõukogude aegne metsamajandus oli selline, et lehtpuu loeti, ütleme, kuusikus umbrohuks. Aga täna metsamajandusmetoodika järgi, et ikkagi mets oleks rohkem looduslähedane ja võib-olla ka ilmastiku muutustele vastupidavam, siis me ikkagi kuusikusse laseme ka lehtpuu sisse. Siin me oleme muidugi need haavaalu kohad, need on ka lehtpuuga, et pole hullu. Et vaat selline mets. Selles kuusikus on nüüd tehtud kunagi noore metsaeas 3 valgustusraiet, nüüd 4 aastat tagasi tehti harvendusraie, kindlasti tuleb siin veel 1 harvendusraie teha ja siis ta jääb ootama juba lõppraiet ja see on praeguse metsaseaduse järgi alles 38 aasta pärast. Nii et kuigi jah, metsaseadus lubab täna ka 60-aastast kuusikut raiuda, aga kuna tegu on puhkealaga, siis mina ütleks, et ei tohiks, aga eks elu näitab, mis siis 38 aasta pärast tehakse. Et me asume siin suusaradade ristumiskohas ja siin on ka vääriselupaikade ristumiskoht, et siin mõlemaid pool suusaradasid on vääriselupaigad. Mis on vääriselupaik? Vääriselupaik on mingite kindlate kohastanud liikide kasvukoht. Pigem ikkagi räägitakse vääriselupaiga puhul, et see peaks olema nagu inimtegevusest puutumatu. Siin peaks olema hästi palju kuivandpuid, mädanevaid puid, tormi poolt ümberkukkunud puid ja kindlasti on siin ka kindlad tunnusliigid,
mis siis seda vääriselupaika nagu iseloomustavad. Et noh, põhiliselt on need samblad ja samblikud, mis hakkavad siis nendel maha kukkunud puutüvedel, noh eriti samblad puutüvedel ja vanadel puudel siis samblikud kasvama. Et siin Haanja puhul on kaks põhilist liiki, on sulg ja sõhik, mis kasvab haava peal, äkki me pärast sealpool kuskil saame ta kaadrisse ka. Ja siis habesamblikud, neid on muidugi 10 erinevat liiki, ega mina ka neid kõiki ei tunne ja need on ka siis sellised, aga tavaliselt nii vanades metsades nad on igal pool, et midagi erilist haruldust ei ole, nad on 3. kategooria kaitsealused liigid ja ei ole mingid punase raamatu liigid, aga see on sellest, et kui mets saab vanaks, siis mingi moment hakkab seal metsa looduslik väljalangemine. Ja mets hakkab ümber kukkuma ja selle tagajärjel tegelikult see vääriselupaik tekibki. Et noh, et kui me laseme metsad vanaks ja me tahamegi siia saada nagu vääriselupaikasid, noh siis me peamegi seda teed minema. Aga noh, antud piirkonnas kahjuks ei ole see peamine eesmärk, et siin on ikkagi nagu tegu puhkemetsadega ja inimene, kes siia puhkama tuleb ja suusatama, ta tahaks nagu seda ilusat metsa ka näha, võib-olla noort metsa ka näha, mitte ainult neid ümber kukkunud ja mädanevaid puid. Ja kõige hullem on see, et ega need vääriselupaigad, kui tormid, tuuled neid murravad ja üraskid söövad, ega nad ei uuene ka. Siin on näha, et mis siin kasva on hakanud, need jämedad tüved on kõik rämmelgad, sarapuu. Noh, alla on tulnud küll ka mõned kuused tänu sellele, et siin on nagu valgust, aga kui sinna alla poole vaadata, siis ei ole seal ka kuuski. Et noh, tegelikult nad asenduvadki siin sarapuu, pihlaka, remmelga ja noh, see tegelikult metsamehe jaoks ei ole mets ja ma arvan, et ka tavalise inimese jaoks, kes siin suusatab, ei ole ta mets. Nii et see on see vääriselupaik. Näitan korraks veel selle koha peal siin vääriselupaiga jutu juures ka seda kaarti. Kõik need punased alad on siin täna juba vääriselupaigaks määratud ja muidugi see lõunapoolne osa, see ei ole nüüd vääriselupaik, see on Haanja looduspargi sihtkaitsevöönd ja kõigil nendel punastel aladel mingi majandustegevust ei ole lubatud. Isegi noh, ohtlike puude raietega ega kuivavate puude raiet, et need peaksid jääma looduslikult nii, nagu nad on ja nii, nagu loodus seal toimetab. Ja neid vääriselupaikasid on siin siis kokku ja seda sihtkaitsevööndi ala, sellest 80 hektarist pool ala on juba täna vääriselupaigad ja sihtkaitsevöönd, kus me tegelikult ka suusaradade mõttes mitte midagi enam arendada ei saa. Et need alad on meile tänaseks lukus ja ainuke piirkond on siis see, kus me võib-olla saaks midagi majandada, on need rohelised, tumerohelised alad, kus meil oleks võib-olla siis võimalik ka seda noort metsa rajada ja näidata, et tulevastele põlvedele siin kasvab ka noor mets. Ja need helerohelised alad, need on siis, nagu ma ütlesin, nooremad metsad, mis lähevad võib-olla alles 30-40 aasta pärast raiesse. Nii, üks murekoht, mis meid iga kevad siin Haanja suusaradadel nagu valdab, on need kuuseokkad rajal. Et siin me näeme väga hästi, et kui on suured kuused kohe raja ääres, siis need okkad matavad kogu suusaraja. Et siin oleme juba tegelikult väiketraktoriga ja sahaga lükanud selle pealmise kihi ära. Et kohati on ikkagi kitsad rajad, kus on ikkagi kõik see lumi on niisuguse pruuni ollusega kaetud, et see on üks suur murekoht ja Haanja keskuse juhina saan mina kindlasti öelda, et me vajame siia neid metsauuendusi, mis RMK plaanib, et meil on siin seda vana metsa küll ja me kindlasti tahame, et meie lapsed saaksid ka siin Haanjas suusatada, et me peame lihtsalt metsa uuendama ja see on ainult kõigile hea ja turvaline. Omal ajal, kui Harrineem hakkas neid radasid siin tegema juba, siis tema oli väga tige nende kuuskede
peale, mis siin raja ääres kasvavad ja siis tuli Laur ja võttis Harri käest ameti üle ja tema oli samamoodi, vedas ikka mind siia metsa, et no Agu, need kuused on vajasid maha saada ja uus mets kasvama panna. Aga noh, siis oli see aeg, kui tegelikult oli ta praktiliselt kõik kaitseala, lageraiet me siin teha ei saanud, üksikpuudena, sanitaaripuudena sai neid puid ikkagi ära raiutud siit üksikuid, aga mingit laiemaid trasse kindlasti ei olnud võimalik teha. Ja täna on nüüd ainuke võimalus nende kohtade peal, kus meil on tegu siis nii ütelda majandatava metsaga, need metsad uuendada ja meie plaan on selline, et me siia raja äärtesse ei paneks üldse enam kuuske kasvama, et siin on kohti, kus metsa koosseisus kasvab ka mändi, et üritaks siia männi kasvama saada ja kohati võib-olla kase, et eks see sõltub juba siis, kui me oleme vanametsa maha võtnud, aga noh, kasvukohad on viljakad, et männi kasvatamine saab olema siin päris raske. Aga kuuse puhul on jah see häda, et kui me oleme ka neid trasse raiendanud, siis kuu poole kuuse võra kasvab, ikka valguse poole. Et noh, ma tean selle raja peale kohti, kus me oleme need kuused maha võtnud ja tegelikult 10 aasta pärast kõik kordub uuesti. Sest vaadake, rajaäärsetel kuuskedel on kõik võrad raja poole kasvanud. Siin on rohkem valgust. Ja see häda on kõige suurem see, et kuused võtavad selle lume kinni. Tegelikult siia maapinnale jõuab sellest lumest ainult 1/4. Kui me vaatame kuusiku alust, eks, näete, siin on juba lumi kõik kadunud. Kus on lehtpuu, kus on võsa, seal on lund veel alles. Ja kuuse võra püüab selle lume kinni ja nüüd, kui tuleb esimene sula, siis see lumi tuleb kõik veena siia alla ja seegi lumi, mis siin raja peal on, saab jääks ja seal ei ole võimalik enam suusatada. See talv on olnud imeline. See talv on kõik need sulad asetanud meil uue lumega. Kogu aeg on seda värsket lund peale tulnud. Ja noh, nüüd kevadel on ta näha muidugi, et kui palju seda okast on, eks ta hakkab siit nüüd alt välja sulama. Ja tegelikult juba esimeste suladega jaanuarikuus, see oli jaanuari keskel, kui see esimene sula oli, siis hakkas see okas ja isegi need kuusekasvud koos selle jäise lumega tulevad siia alla ja suusaraja jaoks on see häda ja vilets. Et oleme ühes kohas, kus me siis oleme koos teadlastega üritanud niinimetatud aegjärgse raiega uuendada seda metsa. Ja selle asja me tegime siin 2006. aastal, seda sai siin mitmel eraldisel tehtud. Kuskil 30-40% puudest raiusime välja. Ja me jäime lootma, et ehk siia see mets siis selle kuuse ajal uueneb looduslikult. Aga no ikka oli näha, et midagi ei tule ja siis meie metsavahid, tookord olid metsavahid veel olemas, enam ei olnud, jah, vist raitöölised, istutasid selle metsa alla kuuski, 1000 tükki hektari peale, noh, kui tavaliselt riigimetsas kuskil 1800 kuni 2000 istutatakse, et noh, et saada siia kuus kasvama ja vaadata, mis sellega siis juhtub. Ja need kuused, mis siin all on, võib-olla need metsaäärsed üksikud kõrgemad kuused ei ole, need olid juba looduslikult siin olemas, on siia istutatud ja need kuused on täna siis 15 aastat vanad. Kas te kujutate ette kuuske, mis kasvab tavalisel lageraielangil, mis on istutatud inimese poolt? See kuusk on reeglina, kuusk sellel viljakal pinnasel kasvab ikkagi vähemalt pool meetrit aastas kõrgusse. Isegi headel kasvuaastatel võib ta meetri visata. Need on väga viljakad kasvukohad, jänesekapsa kasvukohad. Siis need kuused on jäänud siin kõik känguma all ja mingit juurdekasvu neil ei ole. Et tegelikult ütleme, et täna see kuusk on siin 1,5–2 meetrit kõrge. Tegelikult ta peaks olema juba 5–6 meetrit vähemalt kõrgust visanud. Ja nüüd me tahame siis selle ala tegelikult need ülejäänud vanad puud siit ära võtta
ja tõenäoliselt peame siia ka veel kuuske juurde istutama ja tahaks selle siis ikkagi ära uuendada. See on kuskil 2 hektarit, et see eraldus seal ja sinna teisele poole ka veel. Aga see oli prooviala, seda on käinud isegi Maaülikooli professorid vaatamas ja noh, tegelikult me saime sellega ikkagi tõestada, et jänesekapsakuusikus ei ole aegjärgse raiega võimalik vana metsaturbe all metsa uuendada. Seda on võimalik teha linnaümbruse männikutes ja seda me seal ka teeme. Et oleme mööda suusarada jällegi edasi liikunud, okkad olid igal pool ja siin on nüüd metsad seal teisel pool suusarada, mida me võiks veel majandada. Nad on kuskil 100-114 aastat vanad ja meil on plaan siin ikkagi raiet teostada, mitte muidugi kogu sellel alal. Plaan on ikkagi väikeste eraldiste viisi ja erinevates kohtades, et see niitelda sujuv üleminek oleks ja need lageraielangid ei oleks väga suured ja saaksime noore metsa kasvama. Siin nüüd teisel pool on samamoodi turberaiala. Täpselt samuti 2004. aastal, see oli kaasik siin. 2 eraldist on seal, teine osa on nagu rohkem haavasem. Lõikasime vanast metsast 30% välja ja samamoodi istutasime siia metsa alla kuuski. No midagi siin metsaservas on ka näha, näiteks neid kuuski võib vaadata. Need on istutatud kuused siia kõik, nad on isegi mingil määral reas, näete, mida rohkem ta valguse käes on ja kui teda suur puu ei ümbritse, suured puud, siis sellel on juba ikkagi olnud seda juurdekasvu ka, aga mida sügavamale sinna metsa alla läheme, seda väiksemaks need kuused jäävad, et ei ta siin metsa all ikka kasva. Aga noh, nüüd me tahame selle vanametsa siit ära võtta ja et saaks selle noore metsa siin kasvama. Kindlasti selle vanametsa maha võtmisega osa neid puid saab kahjustada, aga noh, üritame seda tööd teha sellisel ajal, kui ei ole külm aeg, sest kui külmaga nüüd see vana puu siia noorele puule peale kukub, siis ta murrab palju oksi ja ladva ära, aga igal juhul eks see keeruline töö saab olema, aga tahaks siia ikka uue metsa kasvama saada. Räägiks natuke mikrokliimast. Et tegelikult, kui me võrdleme Otepääd ja Haanjat, siis Haanja eelis ongi lume püsivuse seisukohalt, et meil on metsas rajat. Ja et see mets siin püsiks ja oleks olemas ka tulevikus, selle nimel me peame võitlema. Sest Otepääl, noh, ilmselt see kunstlumering on ainult sõidetav, aga täna me sõidame ju täiesti looduslikul lumel ja kui me siit nüüd lohust läbi tulime, siis te tundsite, et kui jahe seal oli. Et see oli siuke külma koht, noh, raba on seal teisel pool ja see mets hoiab, eriti kuusemets hoiab seda metsa mikrokliimat väga hästi, ta ei lase päikest ligi ja hoiab seda jahedust ja isegi noh, suvel, kui Vällamäele minna, siis on väga mõnus seal. Lageda peal on seal 30 kraadi sooja, aga Vällamäel on võib-olla 24 kraadi, et see temperatuuride erinevus, eriti hommikuspoolikul on väga suur. Aga selle koha peal nüüd nii palju, et seal üle raja on natuke meil sellist metsa, mida me võiks majandada. Nüüd see tükk seal, sellest rajast vasakule, oli meil nädal aega ka teada, tagasi teada, et see on meil nagu ikkagi majandatav mets, mida me, või no ütleme uuendatav mets, aga viimase nädalaga tuli meile üllatusi ja määrati siia nendele aladele täiendavalt veel 7,61 hektarit ehk 9 eraldist potentsiaalset vääriselupaiku. Kas need nüüd saavad vääriselupaigaks, seda näitab muidugi aeg, nad inventeeritakse, vaadatakse üle need väärtused, aga see seljatagune mets ja see siin üle raja on kõik vääriselupaik
ja see on hästi suur ala. See on siin kokku vaatan kohe järgi, kõik ei ole veas, kokku 6 hektarit. See läheb sinna Kurgjärve mäe alla välja ja noh, vääriselupaik on siis niitelda, vääriselupaigana on siis kirjas ta nagu kuusikud ja kuuse segametsad ja tunnusliik on siin siis havesamblik, et seda siin võib näha ka mitmel pool ja ega seda havesamblikke on tegelikult nendes Haanjamaa vanemates metsades igal pool, et see on nüüd mingi 3. kategooria liik ja sellest meil siin Võrumaa metsades puudust ei ole. See on nüüd jällegi üks tüüpiline rajakoht, kus on näha, et kuusevõrad on praktiliselt juba kokku kasvanud. Siin me ei saa midagi maha ka võtta, see on vääriselupaik ja kui vaadata, et siin praktiliselt ei ole peale jää mitte midagi järgi ja seal samas kõrval, kus Merike seisab, seal on veel 20 senti lund. Et noh, see juba näitab, et mida ikkagi need kuused teevad rajal. Haanja looduspargi sihtkaitsevööndi piiri peal, et see mets, mis siit nüüd minu selja taha jääb, see on juba mitte vääriselupaik, aga sihtkaitsevöönd ja see on nagu pikemalt olnud juba majandustegevuseks niitelda kinni. Siin midagi ei toimu majandustegevust ja siin on ka nüüd natuke näha, et kuidas see loodus siis siin isepäi toimetab, et tormimurd, kuivavad kuused, alusmetsas kasvab põhiliselt remmelgas, pihlakas, sarapuu, et selline on see mets meil, jah. No, lähiajal ma arvan, et eks see vanametsa väljalangemine toimub siin aeglaselt. Siin on nüüd tekkinud küll üks üraski kolle ja siin ma näen ära 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puud läheb kohe lähiajal veel välja. Ja noh, kuna see mets jääb hõredamaks, siis ta muutub ka tuulehellemaks. Ja siis tuleb veel tormimurd, mis noh, siin on näha, need on tormi poolt murtud puud, need vanad puud. Et eks ta tekib siia siuke looduslik tühimik. Arvatakse küll, et võib-olla 100 aasta pärast kasvab siia kuusemetsa asemele. Mina seda ei oska praegu öelda. Siukesed arvamised on ainult, praktika puudu. Nii, siin on siis üks Haanja suusaradade kõige uuem rajalõik, mis sai siis rajatud siia eelmine aasta. Ja sellepärast, et meie suusarajad vastaksid rahvusvaheliste nii-öelda suusaalaliitude siis normidele. See siis täpsemalt siis vastab rahvusvahelise laskesuusa föderatsiooni normidele, et meie Haanja lasketiir ja rajad vastaksid B-litsentsile, et me saaksin korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi. Ja kui meil nüüd Haanjas juhtub selline olukord, et kõik siin ümberringi muutub vääriselupaigaks, ehk siis me ei tohi siin mitte mingit tegevust teha seoses võsa võtmisega või ka suuremate puude raiega, siis võib juhtuda nii, et Haanjas sureb võistlussport välja ja seega kogu maakonnale ja kogu vallale hakkab ainult kokkuvõttes siis kahju tooma, et me ei saa siia enam võistlusi, rääkimata rahvusvahelisest võistlustest, et sporditurism on see sõna, jah, et see kaob siin Haanjas varsti ära, kui me lähme nüüd seda teed, et kõik siin muutub nii-öelda punaseks tsooniks ja siis me võime kõik need suured arendused põhimõtteliselt prügikasti visata, kuhu on investeerinud siis Euroopa Regionaalarengufond, Kultuuriministeerium, kohalik omavalitsus, et see on kurb, aga tõsi. Kui me räägime nüüd rahvusvahelisest murdmaasuusa liidust ehk FIS-ist, siis täna on meil siin nii-öelda keskuste lähedal on üks suur tõus, mis jääb 5-kilomeetrise ja Kurgjärve vahele, aga see on kahjuks juba, kui ma nüüd ei eksi, siis sihtkaitsevööndis ja seal samamoodi me mingit tegevust ei tohi teha, seal on rajalaius täpselt nii palju, et rajatraktor täna mahub õnneks napilt läbi
ja laiendusi me seal teha ei tohi, ühesõnaga me tänase hetke seisuga enam siia nii-öelda murdmaasuusatamise A-kategooria tõusu kuidagi ei saa. Et ainult nii-öelda riigi tasemel võistlusi kahjuks. Nagu ma juba vist ennest mainisin ka, et Haanja selles metsamassiivis on kokku, täna just mõõtsin ära, ma ei ole kunagi mõõtnud, 8 kilomeetrit erinevaid trassisid. Kindlasti paljud nendest on kitsad, kus ei saa normaalset suusarada teha, aga nii palju neid trasse siin on. Ja nüüd tuli mulle meelde, kui meil oli üks kaunis 5 kilomeetri ring, mis läks eramaadele. 2 või 3 aastat tagasi eramaa omanik nõudis Haanja suusaklubit 5000 eurot aastas nii ütelda renti. No loomulikult väiksel Haanja suusaklubil seda raha ei ole ja see eramaade lõik jäetigi nüüd välja ja selle 5 kilomeetri ringiga on siin nüüd tegelikult parasjagu probleeme. Siin oleks üks variant, et siit tagasi tuua, siin on üks vana sihta, see on jällegi ka sihtkaitsevöön. No ei saa sinna minna. Et tegelikult riigimetsas on ikkagi hea sellist puhkemajandust ja spordiradasid ja neid on ikkagi hea teha. Eramaadel on alati küsimus selles, et üks omanik lubab, teine ei luba ja sa ei saagi midagi teha. Siin on nüüd siis viimane lageraie lank, mis siin metsas lähema 20 aasta jooksul on tehtud. See oli just vahetult enne seda, kui kehtestati Haanja looduspargi kaitse-eeskiri, mis keelas lageraie Haanja looduspargis ja see kaitse-eeskiri kehtis 20 aastat. Nüüd 2015 muudeti see ära rahva tungival palvel ja eks minagi olin seal nende nõudjate hulgas. Ja nüüd muidugi räägitakse, et Haanjas on raietega hulluks mindud, et kõik metsad võetaksegi maha. Tegelikult see nii ei ole. Kui 20 aastat pole inimesed oma metsas raiet saanud teha, siis selge on see, et nad tahavad ju oma raieküpse metsa ikkagi kas ära raiuda, sellest maja ehitada või lapsi koolitada või mis iganes. Eks see on omaniku asi. Ja ma arvan, et eks need küpsed metsad ikka raiutakse ära ja täna metsaomanikud panevad ikkagi sinna noore uue metsa kasvama ja tulevastel põlvedel on kõik okei. Nii et ei maksa vahandada. Siin tuli küsimus, et miks see kuused nii tihedalt on istutatud. See lank on nüüd istutatud käsitsi, see ei ole enam masinaga istutatud nagu see lank, mida ma enne näitasin. Ja siin on tõesti 3306 hektari peale istutatud. Isegi kuskil 50 aastate paiku on siin Haanjas lanke, kus on 6006 istutatud hektari peale. No tegelikult ongi nii, et see nagu tundubki pigem sihukese puupõlluna. Ja see oli võib-olla tookord viga, ei oleks pidanud nii palju neid taimisi ja hektari peale istutada ja siin ei ole tehtud ka harvendusraiet, et kindlasti harvendusraiega siit midagi välja raiutakse, aga jällegi hea oleks, kui siin oleks ka lehtpuud sees. Aga nõukogude ajal oli lehtpuu kuusikus umbrohi ja see tuli välja raiuda. Siin on muidugi Ahti Utsal teinud ka valgustusraiet, Ahti Utsal ka istutas selle tüki, aga kindlasti tol ajal valgustusraiega lehtpuu raiuti välja, et see oli vale. Täna me nagu ikkagi üritame, eriti Haanja looduspargis, kus ka kaitse-eeskiri näeb ette, et metsad peaks olema liigirikkad, siin peaks olema erinevaid puuliike. Me seisame siin selle Haanja puhke spordikeskuse lumetootmisplatsi ja siis selle pumplahoone kõrval. Siit me võtsime eelmisel aastal maha 0,7 hektarit metsa. Ja see mets oligi see sama mets, mis mina 42 aastat tagasi istutasin. Midagi pole teha, teadus nõuab ohvreid, seda kohta oli vaja. Ja milleks ta vajalik on, võib-olla sellest räägib siis Anti. Nii, ja siin me oleme siis jõudnud nii-öelda
ühe suure veel lõpuni jõudmata projekti juurde, siis, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond koostöös Rõuge vallaga. Ja siia siis rajatakse lumetootmisplats ehk tulevikus võib heal korral ja nii-öelda finantsi olemasolul tekkida ka meil Haanjas siin võimalus, et me saame üle suve lund hoida. Ehk siis siin on meil pumbajaam, järv on lähedal, trassid on juba maa sees ja siia tuleb siis korralik hakkekate veel ja see võimalus hakkab veel tekkima. Ja ma ise siiralt loodan, et need, nagu ma enne ka mainisin, et need projektid ja tööd ja mis siin veel töös on, et ikkagi ennast õigustaks ka tulevikus, et meil on siin seda kõike tarvis, me saame siin suusatada, turvaliselt suusatada ja kõik see raha, mis Haanjasse investeeritakse, ma ja loodan siiralt, et ka tulevikus veel investeeritakse, et eks me peame selle suusarahvas ja muu rahvas ja see mets siin sellise ühise keele leidma, et kõigil oleks hea. Ongi meil see ringikene täis saanud. Kena kevadine päev, lund on palju, ilmselt saab siin veel mitu nädalat suusatada. Et mis siis nagu kokkuvõtteks öelda? Mina olen nii piisavalt vana mees, et tegelikult need asjad, mille pärast me täna muretseme, võib-olla ma ei peakski selle pärast enam muretsema. Aga minul on kasvamas 8 lapselast ja üks peaks veel juurde tekkima suvel. Et mina muretsen nende tuleviku pärast, et nemad saaks ka ikkagi siin Haanja suusaradadel nautida suusasõitu, olla metsas ja näha ka noort metsa, kasvavat metsa. Et see on nagu minu sõnum. Ja ma arvan, et suusarahvas, spordirahvas ja RMK on alati kompromissid leidnud ja ma väga loodan, et ka kohalikud inimesed saavad aru, milleks me seda teeme. RMK nendest raietest siin ei saa rikkaks. Vastupidi, need on väga keerulised tööd suusaradadel. Kindlal ajal tuleb teha. Kuusest on kindlasti pool juba mäda. Aga eesmärk on ikkagi üks ja püha mets uuendada. Päike natuke hõredama metsa vahelt paistes on nagu lamp, mis valgustab loodust ja teeb rõõmu. Nii et proovime ikkagi kõik mõelda selle peale, et väga padrikus ei ole ju valgust. Nii et on kõikidel halb, nii metsal kui inimestel. Proovime niimoodi, et oleks kõikidel rohkem valgust, päikest.